Kuni 16. sajandini oli kunstmuusika peamiselt seotud laulmisega. Pillid mängisid tavaliselt vaid laulude saatel ega olnud mõeldud iseseisvaks muusikaks. 16. sajandi alguses hakkas aga tekkima instrumentaalmuusika, muusika, mis oli loodud ainult pillidele. See oli suur muutus, sest pillimehed ei mänginud enam ainult taustaks, vaid said ka ise esineda ja muusikat luua. Sageli toimus sellel improvisatsioonina, mis tähendab, et muusik mängis loominguliselt ja vabal käel ilma kirjalike nootideta. Hiljem hakati muusikat rohkem kirja panema ja tekkisid esimesed spetsiaalselt pillidele kirjutatud teosed. Üks selline muusikavorm oli toccata. Toccata oli vabas vormis virtuoosne ehk väga oskuslik lugu, kus mängija sai näidata oma tehnilisi oskusi. Olulise koha said 16. sajandil klavpillid, mida kasutati nii kirikus kui ka kodudes. Orel oli juba sellel ajal tähtis pill. Olemus oli ka väiksem variant, mida nimetati positiivoreliks. Klavikord on üks klaveri eelkäijatest. Selle heli tekitab klahvi tagaosale kinnituva metallplaadikese servalöök vastu keelt. Klavessiin on samuti üks klaveri eelkäijatest. Klavessiinil tõmbab keele helisema väike oknalaadne naga. See annab talle õrnema ja teistsuguse kõla. Klavpille kasutati peamiselt väikestes ruumides ja kodudes, sest nende heli ei olnud väga vali. Renessansi ajastul olid olulised ka keelpillid, mida mängiti tihti ansamblis. Viola da braccio, seda hoiti õlal nagu tänapäeva viiulit. Viola de gamba, suurem pill, mida mängiti jalgade vahel, sarnaselt cellole. Sõna-sõnalt tähendab see jalgade viiul. Need pillid arendasid edasi ja panid aluse tänapäeva viiuli perekonnale. Keelpille oli eri suurustes, et ansamblis oleks võimalik mängida nii madalaid kui ka kõrgeid helisid. Puhkpillid olid levinud nii flöödid kui ka vaskpuhkpillid. Flöödid olid sellel ajal puidust, mitte metallist. Kõige levinum oli plokkflööt, mis oli lihtne ja populaarne pill. Pommer oli varajane topeltroo puhkpill. Seda kasutati erinevates suurustes. Väiksemad mängisid kõrgeid helisid ja suuremad madalamaid. Trompetid ja tromboonid olid olulised pidulikel üritustel ja suurtes ansamblites. Tsink, väike käänuline pill, mille heli meenutas inimese häält. Need pillid tekitasid ansamblis uhke ja piduliku kõla. 16. sajandil hakati looma ka rikkalikuma struktuuriga ansambli muusikat. Esimesed selged muusikavormid. Kanson, mis oli algselt prantsuse šansoni instrumentaaltöötlus, hiljem aga lihtsalt polüfooniline instrumentaalpala. Sonata. Algselt puudus sellel kindel vorm, seega ei erinenud see kansonist. Rikkerkar. Keerulisem ja läbimõeldud muusikapala, millel oli polüfooniline ülesehitus. Need arengud viisid lõpuks baroki ajastu muusikani ja tänapäeva klassikalise muusika alguseni.